Tere ilusat esmaspäeva! Täna räägin sulle sellest, kuidas julgeda võtta riske. Mida siis oma mõtteviisiga teha, et ikkagi teha neid samme, mis me usume ja usaldame enda sees, et võiksid tuua meile selle, mida me siis tahame kogeda või elus saavutada. Ja riskid on erinevad. Ühe jaoks suur risk võib olla teise jaoks väga väike risk või vastupidi, et see, mis on ühe jaoks väike risk, on teise jaoks väga suur risk. Olgu risk näiteks ettevõtluskontekstis palgatöölt ära tulemine, uue töötaja palkamine või üldse esimese päris täiskohaga töötaja palkamine. Olgu see müügi tegemine või müügikõne tegemine, olgu see minu pärast kelguga mäest alla laskmine, mõne noormehe jaoks on risk ka võib-olla ühe noore meeldiva neiu väljakutsumine, eks. Et riske on erinevaid ja see, kas üks on suurem või kui teine, see ei oma mingisugust tähtsust. Me inimestena, meie enesekindlus on erinev ja nii edasi. Aga kuidas siis ikkagi julgeda võtta riski? Minul on selleks omad tehnikad ja ikkagi tuleb aru saada mõttemaailmast, mis on seal taga. Et mina pean ennast on kunagi läbi elu tulnud tagasisidet, et ma olen päris julge. Noh, võib-olla, see on suhteline. Aga ma räägin natuke sellest, mis on selle taga, mis on minu mõtted ja võib-olla siis tööriistad selle taga, et ma julgen võtta neid riske. Esialgu tundub see lihtsalt, et ma olen selline, aga kaalutlesin siis selle mõttega, et mis seal taga siis ikkagi on, mida ma siis mõtlen, mis aitab mul olla julge ja võtta neid riske ja teha neid samme, mida ma siis tunnen enda sees, et on vaja teha. Kõigepealt kerin tagasi aastaid 12-13, kui minu elus oli selline hetk, et minu tervis ei lubanud enam mitte ennast kuulata ja ma teadsin, et minu sees oli kutse täiskohaga alustada ettevõtlusteekonda. Ja see tähendas seda, et ma pidin väga heast positsioonist loobuma, mis oli tõesti väga hea töökoht ja mulle isegi meeldis seal, aga midagi kutsus sisemiselt rohkem ja ma teadsin, et niimoodi enam edasi ei saanud, sest see mõjus minu tervisele. Ja sellest ajast, kui ma selle otsuse tegin ja selle riski võtsin, et ei tea, kas katus kaob pea kohalt ära või ei kao, aga ma teen selle sammu, ma hakkasin mõtlema, et mis ajendas mind seda tegema. Üks asi muidugi on see, et enam ei saa edasi minna. Ehk siis esimene asi ongi see mõte, et ma ei saa enam selles kohas olla. Sest et see, kas siis ongi tervislikud seisundid, mõjub see suhetele, üldse see, et ma olen siin ja ma ei ole enam rahul ja mis iganes olukord on, või siis see on olukord, elul on komme lükata, jäävad asjad kinni nii-öelda, et ei suju enam, ei tule välja. Sisemises me teame, et me peame edasi liikuma, aga me ei julge, me kardame, eks. Aga minu jaoks üks ajend oli see, et see, mis praegu on, see on hullem kui see potentsiaalne, mis juhtub, kui ma teen selle sammu. Ehk siis küsida endalt, kas see, mis praegu on ja kui see samamoodi edasi jääb, kas ma olen valmis sellega leppima ja olemagi selles situatsioonis, kus ma praegu olen. Ja mis juhtub minu suhetega, minu eluga väljaspoolt, kui ma jätkan olemist selles situatsioonis, eks, selles rahulolematuses, selles kinnises enam ei kanna, mis iganes tervislikus seisundis, et mis siis juhtub minu jaoks, kuidas mu elu on, ma ei tea, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, eks. Ja teistpidi, et kas see on seda väärt, kas need kannatused, kas see potentsiaalne nii-öelda negatiivne film minu peas on seda väärt, et ma nüüd hoian sellest kinni või ma lähen all in selle riskiga kaasa nii-öelda. Et see oli üks esimesi samme ja minu jaoks, et see ei ole elu. See ei ole see elu, mida mina tahan elada, see ei ole elu, see ei olnudki minu jaoks elu ja mul oligi sihuke tunne, et niimoodi ma kaua ei ela. Ja lähikondlastest, kes on kuulnud minu lugu, minu isa surigi väga noorelt ja minu peas olid seosed sellega, et ta ei olnud südames õnnelik, ta ei olnud rahul eluga, aga ta ei julgenud teha siis mingisuguseid samme, mida, kes seda teab, ühesõnaga, mis siis oli.
aga minu sees oli kindlalt seos, et ma ei ela kaua, kui ma ei tee seda sammu ja mina tahtsin elada. Minu jaoks elu on alati, peab olema nii-öelda elamisväärne, et ma tunnen, et ma elan. Ja sealt edasi ongi number 2 nii-öelda mõte minu peas, et ma tahan elada selliselt, see on olnud väga kaua, isegi juba ennem seda minu moto, et kui ma olen kord vanem daam, vana daam, võib-olla tõmban viimaseid hingetõmbeid ja ma vaatan tagasi oma elule, siis minu jaoks on oluline see, et ma ei kahetseks mitte ühtegi tegemata sammu. Ja ehk siis tegemata jäetud asju. Ehk siis ma tahan elada täiel rinnal, vahet ei ole, kas läheb metsa, see on ikkagi parem kui see, et ma ei tee, et ma ei proovi. Ja see on üks väga tugev nii-öelda sisemine signaal, et Liina, mine tee, mine tee. Nii kui mul tuleb sisse mingisugune idee, noh tõsiselt, neid ideid lendab kogu aeg, aga tõsiselt kutse, et tee nüüd, siis ma ei saa teistmoodi, ma pean sellele järgi minema. Noh, täna mul läheb kohe kehasse, kui ma hakkan alateadlikult ennast saboteerima, aga just nimelt, et ma ei saa elada selliselt, minu eluenergia hakkab kohe taanduma, kui ma ei võta seda riski. Ja see tuleb sellest, et ma tahan elada täiel rinnal. Et minu jaoks on oluline see, et ma ei kahetseks mitte ühtegi tegemata jäänud asja. Et ma mõtlesin ühel hetkel, et ma ei teinud, vahet ei ole, mis juhtub, ma proovin, ma pean proovima. Et see on number 2 asi minu sees. Ja need nii-öelda üks kombo, on ju. Olgugi, et mul on need asjad sees, ka mina kardan, ka mina tunnen hirmu, see on inimeseks olemise osa. 3. samm, mida ma olen teinud erinevatest riskidest tulenevalt, on see, et teen selle ära, mis siis läheb, mis on see negatiivne stsenaarium, mis võib juhtuda. Ehk siis hirm on üks huvitav asi. Kunagi ma muidugi ei olnud nii teadlik sellest, aga siinkohal ma tahaks tuua välja selle ja see tuli just üks-ühele coachingus kliendiga jutuks, et kuidas mina suhtun hirmu ja kuidas väga paljud teised inimesed suhtuvad hirmu. Üleüldine tunnetuslik arvamus on see, et hirm on midagi, mida peaks vältima. Ja eks mina ka olin kunagi seal, et pigem tahtsid nagu sellest eemal hoida, mitte asjadele otsa vaadata ja nii edasi. Aga alguses oli minu tehnika, ma mäletan seda, kui ma olin töölt ära tulemas, siis minu üks suuremaid asju oli see, et kuidas ma nüüd oma elamise eest hoolt kannan või siis kuidas ma olin noore tütarlapsena esimese pangalaenu võtnud omale, kuidas ikkagi see laen saab makstud. Ja mis ma tegin, ma lõin oma peas selle plaan B, ehk siis mis juhtub siis, kui ma nüüd teen selle sammu, võtan selle riski ja lähevad asjad halvasti, mis ma siis sellises stsenaariumis teeksin. Ehk siis ma tõin endale juba neid lahendusi, eks, et kui juhtub see, mis ma siis teen. Ja see aitas ka jälle olla julgem. Ja ilmselt on see mul kogu aeg ikkagi alateadvuses, ma olen lahendustele orienteeritud ja kogu aeg vaatan, kuidas saab, et mitte küsimus, kas saab. Minu jaoks ei ole seda küsimust, kas ma saan. Saab ikka, kuidagi ikka peab saama. Et selline hea jonn on sees. Aga kui nüüd tulla veel detailsemalt hirmu, siis täna olen mina suhtumisel ja teadlikumalt selles suhtumises, et hirm ei ole mitte meie mingisugune vastane, vaid ta on meie sõber. Ta on meie juures olemas sellepärast, et ta teenib meid. Ja seal taga on see baas, jälle uskumust, elu juhtub alati minu jaoks, eks. Ka hirm juhtub minu jaoks. Ja hirm teatavasti on ju ellujäämisinstinkt, eks. Ehk siis ta paneb meid nii-öelda tarduma, mõnes kontekstis enesekaitse, nii edasi, et see reaktsioonimustrid. Aga ta paneb meid analüüsima, kas ma olen ikka kindel. Ja see on absoluutselt hädavajalik selles mõttes, et oletame, et sa oled palkamas oma esimest töötajat või võtmas kas või lepingulist partnerit omale kaasama. See tundub väga-väga hirmutav ja ma tean, ma olen selles olukorras olnud. Ja kas ma ikka mängin välja ja nii edasi. Aga nüüd see hirm tegelikult, kui sa lähed sügavamale, vaatad oma hirmule otsa, mida mina tavaliselt teen, okei, tule, ma ei väldi teda, ma ei jookse temast kaugam, ma mõtlen, okei, tule, vaatame,
potentsiaalselt, mis ettevõtlus võib juhtuda, ma lähen pankrotiks, läbikukkumishirm, eks. Nii, aga sellega veel asi ei lõppe. Mina oma jonniga kaevun sügavamale. Okei, mis siis minuga juhtub, kui ma lähen pankrotti, on ju? Mida ma kaotan? Materiaalset vara, sellest saab lahti lasta või siis ongi, kui ma ei oleks läinud kaugemale, et mis see pankrot minu jaoks siis potentsiaalselt tähendab, see võib ka tähendada erinevaid asju, on ju. Kaotan kodu, aga selleks on täiesti seaduslikud võimalused, kuidas seda kodu säilitada ka siis, kui sa lähed pankrotti, on ju. Selleks peab teadma ettevõtluses nii-öelda siis seadusi, kuidas asjad, kes vastutab ja nii edasi. Et ma siia detailidesse praegu ei lange, aga mis tähendab veel? Nii, okei, vara saab paigutada, ära jagada, mida siis ka väga teadlikud jõukad inimesed teevadki, eks. Mis teine stsenaarium? Kuidas siis inimesed ikkagi minusse suhtuvad? Ja seal all tegelikult sügaval tulevad üles tunded, mida me ei taha tunda ja need on ebapiisavuse mustrid tegelikult. Ma ei ole piisav, kui ma kukun läbi, kui ma eksin, kui mul läheb valesti. Aga siin on see, et ega ma ju meelega läbi ei kuku ja minu jaoks siin tulebki toetav koht, et kui mina olen usalduses, ma tegutsen usalduses, ehk siis ma lähen selle järgi, mis kutsub mind minu sees. Ja loomulikult ma teen ju seda heast südamest oma parima tahte juures. Ja kui see läheb nässu, on ju, siis ma võtan kõik need õppetunnid vastu, sest see juhtub minu jaoks. See muudab mind teadlikumaks, targemaks, kogenumaks, palju enesekindlamaks inimeseks lõppkokkuvõttes, kui see raske moment läbi teha, sest peale igat raskust on midagi tohutut võimsalt ja head. Ja kui sa oled usalduses, et see baaselu juhtub minu jaoks, siis sa võtad, hirm oli minu jaoks. Ta tõi, ma kaevasin, esiteks mul on strateegiad, kuidas ma saan ennast siis potentsiaalselt kaitsta, kui juhtub midagi halvasti. Ma ei oleks muidu jõudnud sellele, kodu, vara peab kuskile võib-olla midagi muud moodi sellega talitama. Ja teistmoodi see hirm tõi üles minu haavad minu sees, mida ma siis kardan. Ja nüüd ma ütlen aitäh, et sa tõid üles need minu haavad, ma saan need ära tervendada, eks. Ja siis ma ei karda ja selle läbi ma tõstan oma enesekindlust ja jälle julgust võtta vastu need riskid. Ja sealjuures võtta vastu kõik, mis elul mulle anda on. Ka need õppetunnid, need on alati absoluutselt head, sest need kannavad mind pikemas perspektiivis sinna visiooni, kuhu ma tahan ju jõuda. Ja siis, kui ma olen selle sisemise töö endaga ära teinud, on minu tunnetus, minu energia täielikus usalduses selles kontekstis, et tuleb, mis tuleb, ma lähen all in. Ja kui sa oled all in, siis sa näed neid võimalusi, mis tegelikult kannavad sind. Ja see on üks tohutu väärtus, sest et kui sa ei ole all in, siis sa ei ole lõpuni teinud seda otsust enda sees ja siis ongi sihuke poole vinnaga, sa ei liigu nii kiiresti, kui sa võiksid liikuda, sa ei ole usalduses, sul on mingid hirmud seal taga, sul on puudusteadvus seal taga ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et see ei kanna nii hästi. Sinul peab olema täielik usaldus, et ma võidan igal juhul, kas tuleb pankrot või ma saan selle tulemuse, mida ma tahan saada, potentsiaalselt selle näite puhul, eks. Et niimoodi ma liigun ja ma olen harjunud vist täitsa niimoodi, et need on need sammud, mida ma enda sees seen, et ma saaksin minna all in. Ja ma ei lähe reeglina ennem, kui on väga julged sammud. Et minul on täpselt samamoodi praegu muutuste aeg ja ma teen tõsist tööd iga jumala päev iseendaga, et ma saaksin siit energeetilises mõttes ennast täiesti puhtaks nii-öelda, et mul ei oleks mingit taga kuskil taustal mingeid tundeid, et äkki läheb valesti või ma kardan seda või äkki ikkagi juhtub nii või naa. Ehk siis ma teen nii kaua endaga tööd, kuni ma olen niimoodi, et mitte midagi ei saa juhtuda. Et ma olen täiesti nii-öelda usalduses ja täiesti, mitte isegi usus, vaid teadmises. See on tugev teadmine läbi sinu keskme. Ma tean, et õnnestub. Ta ei pea tulema täpselt nii, nagu minu mõistus on strateegia välja mõelnud, aga ma tean, et see siht on see ja ma lähen sinna. Ehk siis see on nii kinnistunud sinu sees.
pilt versus tunnetus, kuidas ma ennast selles pildis tunnen. See on nagu natukene becoming that person. Ja see ongi see sisetöö ja siis ma võtan selle riski. Ja mida suuremaid riske sa niimoodi sa teed alguses väikseid samme, ja siis on mingid suuremad ettevõtluses, ettevõtjaks olemises on erinevad etapid ja mingi aja tagant, näiteks esimene ongi see, et sa võtad tohutu riski, elu muutva otsuse, et ma tulen palgatöölt ära ja 100% ettevõtlusse. Sa hüppad sisuliselt vette ja hakkad õppima ujuma, aga sa võtad seda riski, et ma võin ära uppuda. Okei, vahet ei ole, on ju. Et see oli see koht. Mina isiklikult elu üks parimaid otsuseid, kuidas see on mind kandnud ja milliseks naiseks see on mind kasvatanud, on ju. Ja seal on olnud väiksemaid riske, müügirisk, enda väljapaneku risk, iga nädal siin olla sinu ees, jagada seda sisu, on ju, ka see on risk, mis iganes need väiksemad, suuremad riskid ja siis mingil etapil sa jõuad ettevõtjana niisugusesse kohta, et see, kuidas sa siiamaani asju tegid, edasi sind enam ei kanna, sest tuleb nii-öelda siis see võimekuse piir ette, sa pead hakkama võimendama iseennast, näiteks tiimi näol, on ju, ja seal on jälle väga suur risk, sa pead hakkama mõtlema hoopis teistmoodi, see on sisemise identiteedi teema, on ju. Ja praegu on hästi paljudel ümber identiteedi nihked sees ja see on okei, see on, kõik on protsess, eks. Vot sellised sügavad mõtted riskide võtmise osas. Ma tean, praegu on võib-olla ka sinul selline koht, kus vana enam ei kanna ja sa tead, mis on see uus samm, aga see on hirmutav. Kasuta neid tööriistu, tõesti vaata enda sisse ja võta kõik need tunded enda sees vastu. Ja pussi nii kaua, kuni sul tuleb positiivne stsenaarium, võib-olla need uskumused, mis ma siin rääkisin, toetavad sindki, eks. Ja teeme neid samme ja see, kui see saab tehtud, kui me sellest trumlist läbi tuleme, mis praegu toimumas on, terve maailm on muutustes, on ju, tehnoloogilises mõttes ja ma ei lähe siia nii laiaks, aga kui me sellest läbi tuleme, siis me puhkame jälle õide ja me ei ole enam needsamad inimesed, kes me olime eile. Ja homme ei ole me needsamad inimesed, kes me oleme täna. Nii et jõudu, ma loodan, et on toeks ja kohtume sinuga uuel nädalal uute mõtetega.